Nii, siis kui on pakendist juba välja võetud alus, mikroskoobi alus ratastel, on vaja mutrivõti number 27. Siin on olemas kinnitus. Me kinnitame, fikseerime just selle mutrivõtiga siit alt. Kui see on juba teada paigalt, siis selle vertikaalse posti juurde võib kinnitada järgmised elemendid. Horisontaalne tugi, mikroskoobi õlg ja juba mikroskoopi osa. Kõige olulisem osa on siin, kus on prisma, kus on kõik läätsed. Nii, enne kui astate mingid kruvide sisse, alati pritsige sinna sisse masinaõli. Mitte kunagi ärge pritsige sinna lookeste sisse või ärge määrige liiguvate elementide peale, nagu siin sees paiknevale elemendi peale. Rapsiõli või päevaõli, sest võib juhtuda, et 2 aasta pärast te enam ei saa siit välja kõik need kruvid. Sellega oma pakenditesse paneb alati ka need 6-kandilised kruvikeerajad. Seal on 2 numbrit selle jaoks ja selle jaoks. Nii. Kui horisontaalne tugi on juba kinnitatud, siis selle külge kinnitakse LED-plokk. LED-plokki on olemas oma paneel, siit mikroskoop läheb sisse, siit välja. Siin on valgustuse tugevuse reguleerimine. Siit tuleb välja valgus ja läbi fiiberoptilisse kaabli, see läheb juba mikroskoobi sisse. Pärast iga tööpäeva lõpu tootja soovitab eemaldada oma pistikust vooliku. Nii, kui see on osa juba kinnitatud, siis kinnitakse mikroskoobi õlg. Nii, pärast seda, kui see on juba kinnitatud, kinnitakse mikroskoobi kõige tähtsam osa. Optika. Nii, juba baaskomplektis on olemas filtrid. Siin on muidugi ainult oranž filter, selleks, et valguskõvastuv komposiit ei kõvastuks, sest siin on sees LED-valgustus, samasugune nagu lampidel. Niimoodi on sees, niimoodi on väljas see filter. Niimoodi ta liigub. Siis nii nagu ka Zeisil, siin on olemas selline suurenduse reguleerija. Referentspunkt on märgitud punase täppiga. Oma praktikas tavaliselt kasutan ja teised samuti kasutavad ikkagi 3 suurendust. 0,4, 0,6, 0 ja see võrdub umbes 4-kordne suurendus, umbes 6-8-kordne suurendus ja siis 10-12. Väga harvadel juhtudel kasutatakse seda suurendust 1,6. Ja seda praktiliselt on võimalik kasutada, aga väga vähesed seda kasutavad. Nii et peamiselt on need 3 suurust on vajalikud. Siin see rooline asi on kaitseekraan. Selleks, et kaitsta optikat. Siis kui midagi pritsib või lendab siit alt, et optika ei saaks kahjustada. Selle elemendi kinnitamiseks on vaja selline väike kruvikeeraja, 6-kandiline, see on vist number 1, ta läheb siia sisse. Siit ta kinnitakse niimoodi. Kui ta on juba teadlikult
sees, siis ei ole vaja jõuga kruvida. Siia läheb number 2. Nii, siis kui on optika kinnitatud, kinnitakse juba igasugused lisad. 45 kraadi adapter või binokulaarne extender ja siis rotatsiooniring. Milleks on vaja rotatsiooniringi? Siis kui teil on keeruline juhtum, katooomia või tagumise hamba preparatsioon, siis te võite panna mikroskoopi niimoodi, aga selleks, et arst ei painutaks oma kaela, ta oleks ergonoomilises asendis, teid aitab rotatsiooniring. Siis ta hoiab oma kaela sirgena. On soovitav ka alati osta ka binokulaarne extender, sest kui seda ei ole, siis vaatame, mis juhtub. Nii, mikroskoop on vertikaalses asendis ja siis binokulaarid liiguvad ainult niimoodi 90 kraadi suunas ja niimoodi. Nende liiklus on siis juba 45 kraadi. Kui on olemas extender, siis selle aparaadi taga võivad töötada erinevat kasvu inimesed, 2-meetriline või miniatuurse arst. Nii, liigub ta niimoodi, binokulaarne extender. Siit võib suurendust reguleerida vastavalt oma nägemusele. Kui on -1, siis siia poole, kui on +1, siis siia poole ja siis pilt on teravam. Nii, viimasena ikkagi kinnitakse aparaadi külge igasugused adapterid. Selle jaoks on vaja siin number 2 kui kandeline kruuvikeeraja. Ei ole soovitav kasutada T-kivilisi kruuvikeerajaid, sest siis te ei tunne, kui kõvasti on sees see kruvi. Et ei tohi kindlasti ka jõuga kruvida, sest kui on jõuga kruvitud, siis võib juhtuda selline olukord, et te enam ei saa lahti seda otsa ja teha upgrade, näiteks osta videoväljund, fotokaamera jaoks väljund, ei ole enam siis võimalik. Nii et enne seda, kui kinnitakse seda osa, kruvi välja, natuke mootoriõli, autoõli. Ja siis nii, kui on masinal juba siin sees, kruvitakse kruvi sisse, kinnitakse. Nii, ja siis kindlasti parem kasutada näppu kruvikeerajat, näiteks sellise, aga et ta muidugi oleks kuuekandiline. Ja siis, kui on see extender juba kinnitatud, kinnitakse rotatsiooniring. Siin samuti tehakse lahti, õli sisse, kruvi sisse, kinnitakse. Nii, astame tiendi tagasi. Tööpäeva lõpus siin on samuti soovitav see voolik eemaldada ja lasta võtta. Tööpäeva alguses sisestada